Mercedes-Benzil on linastunud juba teise põlvkonna GLC, mis jätkuvalt põhineb C-klassil, mis näeb välja palju maasturlikum ja mis ei tohiks eeldatavasti olla ju ka liiga kättesaamatult kallis. Kas see kõik on ka nii ja enamgi veel parem? Sellest saad aimu nüüd. Tere tulemast taas kord kaasa elama Nice Luxury proovisõidule. Uue mudeli disain näeb tõepoolest välja palju väljakutsuvam kui varem, kuid paraku on tema tagaosa need ägedad sumbutiturud täiesti võltsid, mis tekitab sellise tunde, nagu sa ostaksid endale mõne 80-tollise televiisori, aga sinna kuvatakse pilti ainult 20 tolli ulatuses ja sa ei saa sinna mitte midagi parata. Ja külje peal olevad õhuavad on ka samuti võltsid ja selle raha eest tahaks saada palju rohkemat, aga kui sa veel juurde maksad, siis sa saad endale tõesti juba õhkvedrustuse ja ka tagarataste keeramise ja nelikvioline on ta igas varustusastmes. Tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi lahedalt, küll aga kolmandal reisil võib olla seal ebamugav kardaani tunneli tõttu, aga pagasruumis on mahtu tal täiesti esmaklassiliselt 600 liitri jagu. Ja BMW X3-s on 50 liitri jagu vähem. Ja ka istmete kokkuklappimine on üsnagi lihtne ja materjalid on väga head ja 4-tsooniline kliimaseade ja parimas varustuses ka tagaistmete soojendused on need, mida sa endale lubada võid. Ja Mercedes tunneb ära ka sinu eelistused ja suudab meelde jätta nii sinu kui veel su 6 sõbra kõik eelistused ja vastavalt sinu pikkusele, mis teeb tema selle kasutamise üsnagi heaks, aga ja on tal ka 12-tollised multimeediasüsteem ja näidikupaneel, mis on küll üsnagi lihtsasti kasutatavad, küll aga võib sealt interjöörist leida siiski odavamaid detaile, mida sellisest autost loodaksid mitte leida. 3D navigatsioon on olemas seal helisüsteem ja Android Auto ja Apple CarPlay ühendusvõimalused on muidugi juhtmevabalt, samuti ka juhtmevaba telefonilaadija ja 360-kraadine kaamera ja reaalajas uuenev liiklusinfo. Kui varasemal versioonil oli tal saadaval nii 3-liitrine diiselmootor kui ka 4-liitrine V8 bensiin, siis nüüd on valikus ainult 2-liitrised turbotatud diisel ja bensiini jõuallikad. Küll aga on positiivne see, et neid saab ka pistikhübriidina ja pistikhübriidina saab nii diiselmootorit kui ka bensiinimootorit ja 2-liitrine diisel on tal olemas, varustatakse see 161 kW ja 220 hobujõuga või siis 214 ja 292 hobujõuga ja pistikhübriidi versioonis lausa üle 300 hobujõulisena ja bensiinimootoritena on olemas tal 206 kW-is ja 280 hobujõulisena mootor või siis pistikhübriid, millel on samuti üle 300 hobujõu ja nelikvioline on ta tõepoolest alati. Hinnakiri algab tal paraku 61 000 eurost ja liigub välja 70 000 euroni, mis on üsna kallis ja natukene raha juurde pannes saad endale juba GLE või midagi, kuigi tema disain on väga esmaklassiline ja mootoritel on jõudu palju või oleks võinud seal olla ikkagi rohkem sellist ehedust, seda ehedust siis läbi ehedate detailide, ehedate sumbutitorude ja selliste asjadena ning ka võib-olla mingi 3-liitrine rida 6 oleks tema kapoti alla kulunud nagu marjaks ära. Aga paraku selline ta on ja kellele meeldib, siis minge ja soetage ta endale muidugi juhul, kui teil nii palju vabu vahendeid peaks olema. Selline oli selle korda Nice Luxury proovisid kohtumidega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.